Ilmselgelt on vaja Eestis suurelt mõtlemist ja ma arvan, et kui me vaatame seda kas või poliitilist retoorikat või seda, mis ettevõtluses toimub ja majandus üldiselt toimub, siis me ilmselgelt peamegi natuke suuremalt mõtlema kui senimaani. Et kosmeetika ja kosmeetilised muutused mingites väiksemates teemades ei anna täna seda väärtust, mis vaja. Mulle meeldivad sellised ideed, mis muudavad maailma ja võib-olla mitte maailma nagu selles mõttes, et maailma, vaid ka Eesti elu. Ja ise mulle jäävad silma sellised ideed pigem, et kui mõnda asja nagu tehakse teist värvi või muudetakse natukene, et võib-olla see pole päris see. Ma arvan, et peaks julgema mõelda nagu suuremalt ja tahtma teha asju, mis päriselt muudavad midagi. Sest ma arvan, et see on see koht, kus ka need inimesed ja ka ütleme, Eesti elanikud laiemas mõttes saaksid ennast enam teostada, et pole vaja karta. Ma arvan, et see on väga lahe konkurss selles mõttes, et esiteks mulle meeldib see, et see on nagu suure kella külges. Ja miks ta lahe on see, et siin saavad nagu head väikesed ja nutikad ideed saavad kasvulava ja tähelepanu. Ja ma arvan, et Eesti edu paljuski ongi nagu selles, et tegelikult ju väikse riigina meil peab olema väga palju nutikaid ideesi ja palju paindlikke meeskondi. Ma arvan, et üks võib-olla raskemaid osas on see, et seda ideed just selle žüriini ja inimesteni viia, et tutvustada see ideed. Et ma arvan, et see on üks raskemaid aspekte, et ma näen, et või olen näinud, et need meeskonnad, kes siin võistlevad, et nendel tegelikult seda kirge ja seda usku oma ideesse on. Aga nüüd on küsimus sellest, et see tuleb kuidagi edasi viia. Ja mitmed ideed on tegelikult selle taha pidama jäänud, et inimesed ei oska neid täpselt esitada või hästi esitada. Et nagu esitlemise kvaliteet ja vormistus, et ma arvan, see on nagu oluline.